Dokumentaalfilmid võivad olla suurepärane viis inimestele oma lugude jutustamiseks. Mõnikord on need lood argised, kuid viis, kuidas neid esitatakse, võib muuta isegi tavalised igapäevased inimesed ebatavaliseks või huvitavaks. Number 10. 1975 aastal andsid filmitegijad Albert ja David Maysles välja dokumentaalfilmi, mis heitis intiimse pilgu kahe naise ellu, keda ühiskond oli peaaegu täielikult unustanud. See oli tol ajal mõnevõrra vastuoluline ja on seda jäänud ka tänaseni. Kui Grey Gardens on mõjutanud popkultuuri viisil, mida kuugi selle peategelastest poleks osanud oodata. Mayslesi vennad tutvusid Edith Bealey ja tema tütre Little Edie looga esmakordselt 1972 aastal. Ema ja tütar kuulasid ühte New Yorgi mõjukamasse perekonda. Vanem Edith oli John Blackjack Bouvier's õde, kes oli Wall Streeti börsimaakler ja endise esimese lady Jackie Kennedy isa. Little Edie oli Phelan Beale, sportlane ja advokaat. Arvestades nende perekondlikku tausta, oleksid need kaks naist pidanud elama mugavat elu New Yorgi kõrgseltskonnas, kuid nii see ei olnud. Phelan läks oma naisest lahku 1930-ndatel ja ametlikult lahutati nad 1940-ndatel. Edith kolis alaliselt Grey Gardensi, avarasse mõisa ja valdusse East Hamptonis. Anguses toetas teda tema isa ning tal oli kasutada täiskohaga teenijaskond. Kuid ta suri, läks tema pärandus perekonnaliikmete kontrolli all, kes andsid talle ja Little Edile väga vähe et ellu jääda. Grey Gardens vajus järk-järgult lagunemisseisundisse. Väike Edie loobus Broadway unistustest ja elust Manhattanil, et kolida ema juurde ja teda toetada, kuid ta ei saanud suurt midagi teha, et kinnisvara allakäiku pidurdada. Ajad kasvasid umbe ja maja ise lagunes. Kui Mayslesi vennad esimest korda Bealeydega tutvusid, olid Bealeyd võitlemas selle nimel, et nende kodu neilt ära ei võetaks. Kinnisvara seisukord oli muutunud nii halvaks, et see oli kohalike võimude tähelepanu köitnud. Maja oli kirpudest kubisev ning seal elasid kassid ja metsloomad. Kohalikud võimud alustasid mitmeid inspekteerimisi, mida Edith nimetas haaranguteks ning ähvardasid neid välja tõsta. 1972 aasta suvel astusid Edithi vennatütred vahele ja andsid raha, mis oli vajalik maja stabiliseerimiseks ja parandamiseks. Nüüd vastas see küla nõuetele, kuid polnud siiski elamiskõlblik. Ballad enasid seal siiski edasi. Grey Gardens sai algselt toetust Lee Radziwillilt, kuid see jäeti kõrvale. Kui Mayslesid 1974 aastal tagasi tulid, oli see ilma tema toetuseta, kuid Edith ja väike Edie tundusid nende üle rõõmsad olevat. Võttegrupp lõi Bealeydega aasta jooksul suhte, filmides väikeseid hetki nende elust. Grey Gardensis polnud taustamuusikat ega pealelugemist ning ka ametlikke intervjuusid mitte. Selle asemel rääkisid need kaks naist filmitegijatega ja kaameraga, kui nad oma igapäeva toimetusi tegid, kas siis ülakorruse rõdul lesides või ühises magamistoas muusikat kuulates. Nad jagavad lugusid oma noorusajast, kui nad veel kuulsid kõrgseltskonda ja kogu elu oli ees. Little Edie jutustatud lood on eriti kurvad. Dokumentaalfilmi ajal oli ta 50-ndates eluaastates ja oli selge, et ta tundis, et on ohverdanud suure osa oma elust, et tema toetada. Ta räägib sõpradest, kes reisisid teise maailmasõja ajal välismaale medõdedena ja armusid ning vanadest suhetest, mis olid osaliselt tema ema pahameele tõttu soiku jäänud. Vahe tülitsevad kaks Edithit omavahel, samal ajal kui kaamera ja helimeeskond pealt vaatab, mõnikord suunates kaamera peegli poole. Vahel on seda ebamugav vaadata ning Mayslest kritiseeriti kahe haavatava naise ärakasutamise eest. Kuid nad väitsid, et Bealeyd ei olnud vaimselt haiged, vaid lihtsalt ekstsentreelised ja panid end maksma ning see dokumentaalfilm andis neile hääle. 9. Joe Simpson ja Simon Yatesi lugu on räägitud palju kordi pärast nende õõvastavat reisi Peruu andidesse 1985 aastal. 2003 aasta dokumentaalfilm sellest katsumusest on taas jutustus, mis viib vaatajad sündmustele nii lähedale kui võimalik, kuna Simpson ja Yates ise räägivad loo uuesti läbi. Touching the Void ilmus 2003 aastal ja põhineb Simpsoni kirjutatud mälestustel, keda võiks nimetada selle loo peategelaseks. Nii Simpson kui ka Yates olid oma 20-ndate keskpaigas kogenud mägironijad, kui nad Peruusse reisisid. Nad mõlemad olid ambitsioonikad ja unistasid võimalikult paljude mägede vallutamisest. Nende eesmärk 1985 aasta juunis oli ronida Siu La Grande lääne seinale. See oli rada, mida polnud varem kunagi läbitud, kuigi paljud olid proovinud.
Dokumentaalfilmi esimene osa jutustab nende teekonnast 6344 meetri kõrgusele mäele. Lugu jutustatakse dramaatilise taaslavastuse kaudu, kus jutustust annavad intervjuud Simpsoniga, Yatesiga ja Richard Hawkingiga, nende mittealpinistist kaaslasega, kes ootas baaslaagris. Intervjuud antakse eraldi. Iga mees räägib kaamerasse, kirjeldades mõtteid, mis tal katsumuse ajal peas keerlesid. Pärast keerulist ronimist jõudsid Simpson ja Yates mäetippu. See saavutus põles sama marsruudi kaudu hiljem kordunud. Mõlemad alpinistid kirjeldavad intervjuudes, kuidas nad tundsid kergendust, sest 80% ronimisõnnetustest juhtub tõusun ning neil jäi nüüd vaid alla ronida. Seekord pidid nad laskuma mööda mäepõhja nõnva. Alguses kulges kõik sujuvalt, kuid mitte kaua pärast teekonna algust libises Simpson ja murdis oma jala. Ronija kirjeldab piinava üksikasjalikkusega, mis täpselt juhtus ja kui palju valu ta tundis. Simpsonil oli võimatu oma murtud jalale toetuda ja neil oli veel pikk tee mäest alla minna. Simpson arvas, et Yates jätab ta maha ja päästab iseenda, kuid Yates tahtis mõlemad elusalt tagasi tuua. Ta kinnitas köie nende kahe vahele ja alustas vaevalist protsessi, et Simpsonit järk-järgult mäest alla lasta. Iga 45 meetri järel pidi Simpson nii hästi kui suutis püsti tõusma, et võtta kõielt raskus, et Yates saaks oma julgestusseadme sõlmest üle liigutada. Nad tegid edusamme, kuni katastroof taas tabas. Yates laskis Simpsonin kogemata üle kaljuserva alla. Hämäras valguses ja langeva lume tõttu ei näinud Yates, mis valesti oli. Simpson rippus 100 jalgade kõrgusel õhus, olles kaljuseinast liiga kaugel, et kinni hoida, ning ta ei suutnud mööda kõik tagasi üles ronida. Dokumentaalfilm näitab suurepäraselt, kui lootusetu olukord mõlema mehe jaoks oli ning mõtteid, mis viisid Yatesi otsuseni. Kui sai selgeks, et Simpson ei suuda mööda kriit tagasi üles ronida, lõikas Yates kriie läbi, et ta ei kukuks koos temaga üle kaljuserva. Simpson kukkus jääprakku, kust oli vaid üks väljapääs, minna veelgi sügavamale. Isegi pärast seda, kui ta pääses sellest kitsast jääpragust, ootas teda ees veel terve teekond tagasi baaslaagrisse. See oli teekond, millega Yates oli juba vigastamatult vaeva näinud, uskudes, et tema ronimispartner on hukkunud. Simpson kirjeldab ilma hooplemata, kuidas ta baaslaagrisse tagasi jõudis. Mõttemustrid, mis aitasid tal end motiveerida edasi liikuma, isegi siis, kui kogu lootus neis kadunud olevat. 8. kohal. The Great Hack jutustab Cambridge Analytica skandaali loo 3 selles vaidluses osalenud inimese vaatenurgast. Dokumentaalfilmi filmiti ajal, mil see lugu ilmus ajalehtedes üle kogu maailma ning see annab vaatajatele ainulaadse ülevaate sellest, kuidas sündmused 3 peategelase jaoks lahti rullusid. Cambridge Analytica oli Ühendkuningriigis tegutsev poliitiline konsultatsioonifirma. Nad kiitlesid, et neil on iga USA valija kohta 1000 andepunkte, mis olid kogutud peamiselt nende veebisuhtluse kaudu sellistel saitidel nagu Facebook. Nad olid loonud iga kasutaja kohta profiilid ja said neid kasutajaid sihtida reklaamidega tollal eesootavate USA valimiste jaoks. Need olid tööriistad, mida Cambridge Analytica emaettevõtte SCL Group oli kasutanud ka teistes riikides. SCL Group oli käivitanud psühholoogilise mõjutamise kampaaniaid, et panna inimesi hääletama teatud viisil või üldse mitte hääletama, kui neid ei olnud võimalik veenda hääletama nii, nagu ettevõtte kliendid soovisid. 2015 aasta detsembris hakkasid ajakirjanikud paljastama, et Cambridge Analytica oli ebaseaduslikult kogunud andmeid, et kasutada neid poliitilistes kampaaniates Ameerika Ühendriikides. Kuigi enamik meedia tähelepanust keskendus Facebookile, kust ettevõte oli suurem osa andmetest kogunud, oli selles loos rohkemat kui lihtsalt Facebooki andmeleke. Ajakirjanik Carol Cadwalader jätkas selle loo uurimist, keskendudes eriti Cambridge Analytica seotusele Leave.eu kampaaniaga Brexiti valimistel. Cadwaladeri uurimine ja intervjuu moodustavad dokumentaalfilmi selgroo. Dokumentaalfilmi kaudu suudab ta selgitada, kuidas see polnud lihtsalt mingite andmete lekkimine ning valimiste manipuleerimine üle kogu maailma saab selgeks. Samal ajal jutustab dokumentaalfilm David Carroll'i USA ülikooli professori loo. Carroll oli teada saanud Cambridge Analytica väidetest andmepunktide kohta USA valijate osas, kuhu kuulus ka tema ise. 2016 aastal alustas ta kampaaniat ettevõtte vastu, et täpselt teada saada, millist teavet Cambridge Analytica tema kohta omas. See viis ta kurnavale teekonnale läbi Ühendkuningriigi õigussüsteemi ning dokumentaalfilm jälgib seda teekonda tähelepanelikult. See oli raske võitlus, mille lahti rundumine võttis aastaid. Enne kui Carroll sai teada, milliseid andmeid ettevõte oli kogunud, lõpetas Cambridge Analytica oma tegevuse. Nüüd polnud enam ühtegi ettevõtet, mida Ühendkuningriigi kohtud oleksid saanud sundida tõde avalikustama.
Dokumentaalfilmi kolmas peamine intervjueeritav tuli loo teisest küljest. Brittany Kaiser oli Cambridge Analytica ärivise arenduse direktor ja oli Cadwaladri uurimiste objektiks. Kaiserit nähakse esmakordselt Thais basseini ääres, kus filmitegijad ta üles leidsid. Sen ajal otsustas ta, kas paljastada Cambridge Analytica tegevused. Skandaal oli juba kasvamas ja üha rohkem teavet tuli avalikuks, kuid tol ajal polnud ettevõtte seotus Brexiti kampaaniaga veel kinnitatud. Dokumentaalfilm näitab, kuidas ta selle otsuse teeb, kuigi ei mainita, et otsus tehti alles pärast seda, kui Cadwaladri ajaleht avaldas artikli tema osalusest 2015. aasta Nigeeria valimiste laimukampaanias. Number 7. Vernon, Florida on kummaline dokumentaalfilm, millest inimesed on 45 aasta jooksul pärast selle ilmumist erinevalt aru saanud. Dokumentaalfilmi taustalugu on sama kummaline kui film ise. Vernon on väike linn Florida loodenurgas, kus dokumentaalfilmi ilmumise ajal elas umbes 885 inimest. See oli pälvinud mõningast üleriigilist tähelepanu tänu õõvastavale statistikale, mis andis linnale hüüdnime Nub City. 2/3 kõigist jäsemete kaotusega seotud õnnetusjuhtumi kindlustuse nõuetest Ameerika Ühendriikides 1950. ja 1960. aastatel pärinesid just sellest väikesest linnast. Kindlustusuurijad olid veendunud, et toimub mingisugune pettus. Paljud neist nõuetest tundusid esmapilgul mõistlikud, kuid isegi väite uurimine paljastas kahtasi üksikasju, mis oleksid küsimusi tekitanud ka siis, kui sellest linnast poleks tulnud nii palju nõudeid. Aga kunagi polnud piisavalt tõendeid, et veenda vandekohtunikke, et ükski konkreetne juhtum oli pettus. Paljude jaoks oli mõeldamatu, et keegi eemandaks teadlikult oma jäseme ainult raha pärast. Just see lugu tõi filmitegija Errol Morrisi sellesse linna. Ta soovis teha dokumentaalfilmi amputeeritutest, kes nüüd püüdsid jätkata oma elu ilma käe või jalata ning kummalisest keskkonnast, kus nad elasid. Pidi olema midagi Vernoni juures, mis sundis inimesi nii äärmuslikke samme astuma. Kahel korral tuli ta Vernonisse, et seda dokumentaalfilmi teha. Teisel korral elas ta aasta aega Vernonis, kuid kohtas vaenulikkust ja tema intervjueeritavad ähvardasid teda. Selle asemel, et teha Nub City dokumentaalfilmi, võttis Morris teistsuguse lähenemise ja tõi midagi täiesti erinevat. Vernon, Florida erineb enamikust teistest dokumentaalfilmidest. See sisaldab intervjuusid mõne kohaliku elanikuga, kes räägivad otse kaamerasse. Neile antakse vabadus rääkida kõigest, millest nad soovivad, ilma filmimeeskonna vahele segamiste või küsimusteta. Üks mees räägib metsloomadest, keda ta on kinni püüdnud ja lemmikloomadena pidanud, sealhulgas pesukarust ja kilpkonnast. Teine mees jutustab lugusid metsiku kalkuni jahist, millel ta on käinud, selgitades, kuidas ta on kogunud erinevaid trofeesid, mida ta eksponeerib. Üks paar räägib sellest, kuidas nad käisid Nevadas ja kogusid liiva esimese aatomirelva katsetuspaigast. Nad hoiavad seda purgis ja usuvad, et see kasvab. Kuigi paljud vaatajad on nende tegelasi ja nende veidi ekstsentrilisi viise pilganud, ei tundu selles dokumentaalfilmis endas midagi pilkavat olevat. Morris võttis ette projekti, mis käsikles midagi, millest tema tegelased ei tahtnud rääkida ja lasi neil hoopis noo üle kontrolli võtta. Mis iganes see ka poleks. Kuus. Vietnamis sõja ajal võeti vangi üle 1000 Ameerika sõduri ja neid hoiti sõjavangidena. Ainult 32 õnnestus edukalt põgeneda sõjavangilaagritest ja jõuda turvaliselt tagasi. Nendest oli Dieter Dengler alles teine. Pärast 6 kuud vangistuses põgenes Dieter Dengler Laos asuvast laagrist ja lõpuks päästeti ta helikopteriga. 1997 aasta dokumentaalfilm Little Dieter Needs to Fly annab Dieter Denglerile võimaluse oma lugu rääkida. Dieter Dengleri soov lennata sai alguse juba noores eas Saksamaa Mustametsas, kus ta üles kasvas. Tema küla hävitati teise maailmasõja ajal liitlasvägede poolt ja tema perekond sattus vaesusse. Kuid liitlasvägede, eriti aga Ameerika lennukite nägemine taevas, pani Dieter Dengleri unistama piloodiks saamisest. Dokumentaalfilmis naaseb ta külla, kus ta üles kasvas ja räägib, kuidas tema ema keetis toiduks tapeeti, mille nad hävinenud majadest kokku korjasid. Isegi pärast sõja lõppu oli perel äärmiselt raske vaesusest välja pääseda. Dengler töötas õpipoisina vägivaldse sepa juures, kuid ta ei loobunud kunagi oma unistusest. 1956 aastal, olles vaid 18-aastane, hääletas Dengler end Hamburgi ja lahkus laevaga New Yorki. 1957 aastal astus ta Ameerika Ühendriikide õhujõududesse. Kuid Dengler ei suutnud õhujõududes oma soovi lennata täita. Ta läbis lennuväekadettide testi, kuid ainult ülikooli lõpetajad sai pilootideks. Siiski ei andnud ta alla ja astus kolledžisse, et saada lennundusalane kraad.
Lõpuks liitus ta USA mereväe lennukadettide väljaõppeprogrammiga ja saavutas lõpuks oma unistuse. Selleks ajaks oli USA juba sekkunud Vietnami sõtta. 1965 aastal liitus tema eskadrill lennukikandjale USS Ranger ja suundus Vietnami. Vaid mõni kuu pärast Vietnami saabumist tulistati Dengleri lennuk Laose džungli kohal alla. Äikesetormid ja põlevatest põldudest tõusev suits tähendasid, et nähtavus oli halb ning ta kaotas silmist teised piloodid. Pärast 2,5 tunni pikkust lendamist vaenlase territooriumil tulistati Dengleri lennuk alla. Varsti võtsid Pathet-Lao väeta vangi ja ta langes sõjavangi. Dokumentaalfilmis viiakse Dengler tagasi Laose, et aidata tal oma katsumusi kirjeldada. Kohalikud kaasatakse hetkede taas lavastamisse, kuigi see tähendab tavaliselt lihtsalt seda, et nad seisavad Dengleri ümber, kui ta oma lugu jutustab. Dengleri sõnul olid paljud filmis osalenud mehed hirmul ning ta pidi neid rahustama, et midagi halba ei juhtu ja et see on vaid film. Dokumentaalfilmi jooksul kirjeldab Dengler ränki katsumusi, sealhulgas piinamist ja näljutamist. Kuid mitte ühelgi hetkel ei lähe ta endast välja ega ole vapustatud. Lugu jutustatakse tavaliselt kas põnevusega või asjalikus toonis, mis peaaegu jätab mulje, nagu räägiks vana mees lihtsalt sõjalugusid oma lapselastele. See ei tee neid lugusid sugugi vähem häirivaks, eriti kui ta kirjeldab hallutsinatsioone, mida ta nälja ja valu tõttu koges. Dengler ja tema kaasvangid Parkungi lähedal asuvas laagris mõtlesid välja põgenemisplaani. See oli riskantne plaan, mis hõlmas valvurite relvade äravõtmist ja see ei läinud täpselt nii, nagu nad olid soovinud, kuid see oli nende ainus lootus ellu jääda. Kahjuks enamik neist, kes plaanis osalesid, ei jäänud ellu. Ainult Dengler ja veel 2 inimest jäid põgenemiskatsest ellu, kuigi need 2 tabati hiljem uuesti. Pärast seda, kui Dengler põgeneb vangilaagest, saab selgeks, et dokumentaalfilmi pealkiri ei räägi ainult tema lapsepõlvesoovist. Ainus viis džunglist välja pääseda on helikopteriga. Pärast mitmeid katseid päästjatele märku anda, leiti Dengler lõpuks 20. juulil 1966, 23 päeva pärast tema põgenemist. Alguses ei suutnud meeskond uskuda, et ta on Ameerika sõjavang, kuna tema vangistusest oli nii palju aega möödas, kuid tal õnnestus neid veenda. 5. kohal. Kuldused inimestest või olenditest, kes elavad New Yorgi linna all asuvates tunnelites, on eksisteerinud peaaegu sama kaua kui tunnelid ise. Need lood on rääkinud kõigest alates lihtsatest kodututest kuni ohtlike kurjategijateni ja isegi tõeliselt üleloomulike olenditeni. 1990. alguses ja 2000. aastatel viis huvi selle vastu, kes või mis võib elada New Yorgi all asuvates tunnelites mitmete raamatute ja dokumentaalfilmide loomiseni niinimetatud mutiinimestest. Oli tõendatult tõsi, et inimesed elasid metrootunnelites, kuid nende inimeste kohta räägitud lood ei olnud eriti tõepärased. Voices in the Tunnel in Search of the Mole People oli üks dokumentaalfilm, mis üritas välja selgitada, kui paljud neist lugudest olid tõsi. 2008 aasta dokumentaalfilm sai inspiratsiooni kirjanik Jennifer Tathi raamatust. 1993 aastal avaldas Tath raamatu Mutiinimesed, elu New Yorgi linna all asuvates tunnelites. Toti sõnul tegi ta arvukalt reise tunnelitesse, sealhulgas Freedom Tunnelisse, kus ta väitis end olevat näinud tervet ühiskonda inimesi, kes harva kui üldse maa peale tulid. Seal olid õpetajad, valitud linnapead ja isegi lapsed, kes olid sündinud maa all. Inimesed elasid peamiselt sellest, mida nad leidsid, ning vaid mõned üksikud käisid maa peal ressursse otsimas. Toti raamatust sai üks selle teema kuulsamaid teoseid, kuigi ei läinud kaua, kui inimesed hakkasid tema lugudes kahtlema. Toti raamatus oli palju intervjuusid tunnelielanike endiga ning vähemalt osa neist lugudest on täielikult välja mõeldud. Kuid metroeksperdid on samuti välja toonud, et tunnelite paigutus on võimatu, mis seab kahtluse alla Toti kirjeldused sellest, mida ta tegelikult nägi. Vaatamata vastuoludele polnud kahtlustki, et tunnelites elas tõepoolest inimesi, kuigi kaugeltki mitte nii palju, nagu Tot väitis. Hälle tunnelis jälgib filmitegijaid Vic Davidit, Kenny Sherritt ja Eric Oberholzerit, kui nad suunduvad tunnelitesse tõde otsima. See sisaldab intervjuusid Toffiga, kus ta selgitab, mis teda selle teema juurde üldse tõi, aga ka intervjuusid inimestega, kes tegelikult tunnelites elasid. Mõnel juhul on raske uskuda lugusid, mida intervjueeritud kodutud inimesed räägivad. On võimalik, et mõned intervjueeritud mehed on varem elusid võtnud, kuid sama hästi võivad nad lihtsalt kiidelda kuritegudega, mida nad tegelikult kunagi toime ei pannud. Dokumentaalfilmi on kritiseeritud selle eest, et see võib oma teemaga manipuleerida või seda ära kasutada.
Erinevalt teistest dokumentaalfilmidest, mis käsitlevad New Yorgi tunnelites elavaid inimesi, ei olnud hääled tunnelites tegijatel sealsete kodutute kogukonnaga mingit sidet ning pole selge, kas keegi osalejatest üldse mingit kasu sellest dokumentaalist sai. Number 4. Pilt näha on Gates of Heaven dokumentaalfilm lemmikloomade karmistutest. See on lihtne idee, millest isegi teised filmitegijad tol ajal arvasid, et sellest ei piisa täispika filmi tegemiseks. Aga 85-minutiline dokumentaal suutis köita nii laiema publiku kui ka filmikriitikute tähelepanu ning sellest on saanud soovitusväärne dokumentaalfilm ka üle 45 aasta pärast selle valmimist. Gates of Heaven on Errol Morris esimene dokumentaalfilm ja see murdis kõik tööstuses tavapäraseks saanud tavad. See ei ole vaatlev dokumentaal, mis oli 1978 aastal filmi ilmumise ajal populaarne, vaid laseb intervjueeritavatel ise loo juhtimise enda kätte võtta. Iga kaader on hoolikalt üles seatud, kuid kaamera taga ei paista olevat suurt kontrolli vestluste suuna üle. Gates of Heaven algab Floyd McClure, lemmikloomade karmistu omaniku loo jälgimisega. Ta seletab, kuidas ta on alati loomadest hoolinud ning kuidas ta lapsena aitas sõbral kiiresti koera matta, enne kui prügimehed selle ära viisid. Kui McClure kaotas oma enda koera, leidis ta maatüki, mis tema arvates sobis ja määras sellest ühe aakri just matmiseks. AJ jooksu tulid teisedki tema juurde lootuses oma lemmikloomi väärikalt matta. Aga McClure sõnul pidas südant rahast tähtsamaks, mis tähendas, et selleks ajaks, kui dokumentaalfilmi tehti, oli tema lemmikloomade kalmistu tegevuse lõpetanud. Morris sattus oma filmi teemani esmakordselt, kui luges ajaleheartiklit. Sajad lemmikloomad olid kalmistule maetud ja pärast McClure äri sulgemist viidi nad ümber napaorgu. Filmi teises pooles on intervjuud Harbertsi perekonnaga, kellele kuulus Bubbling Well Pet Memorial Park. Perekonda kuuluvad vanemad, kes äri alustasid ning 2 täiskasvanud poega, kellest kummalgi on oma ainulaadne vaatelurk nii äri kui ka elu suhtes üldiselt. Üks poegadest, Dan, näib eriti olevat palju rohkem huvitatud muusika mängimisest torus kui pereäris osalemisest. Lisaks neile, kes on otseselt seotud lemmikloomade kalmistu äriga, intervjueeritakse dokumentaalfilmi jooksul veel mõnda inimest. Üks neist on Florence Rasmussen, eakas naine, kes elas majas, kust avanes vaade McClure kalmistule. Tema intervjuu algab lemmikloomade ja loomade teemal, kuid kaldub kiiresti kõrvale erinevatesse lugudesse tema elust, mis näivad olevat täiesti mitte seotud lemmikloomade kalmistu äriga. Ta räägib lapselapsest, keda ta kasvatas, autodest, mille ta talle ostis ja tema ebaõnnestunud abielust. Ta räägib endale sageli vastu, kuid tema pikk ja monteerimata intervjuu tegi temast dokumentaalfilmi tähe. Samuti intervjueeritakse paari, kes on just Bubbling Wellsi kalmistule oma lemmiklooma matnud. Paar räägib sellest, kuidas lemmikloom on rohkem kui lihtsalt ese, mistõttu on raske otsustada, mida teha, kui nad surevad. Naine kommenteerib, siin on su koer, aga kus on see, mis pani teda liikuma? See pidi ju midagi olema, kas pole? Paljudele vaatajatele räägib Gates of Heaven millestki enamast kui lihtsalt lemmikloomade kalmistutest. See puudutab filosoofilisi küsimusi elust ning sellest, mida tähendab armastada ja kaotada. Olgu selleks siis pereliige või lemmikloom. Number calm. 2020 aasta detsembris. 2025 aastal andis Netflix välja vastuolulise dokusarja, mis sai kiiresti üheks platvormi vaadatumaks saatesarjaks tol ajal. Sean Combsi Arvetech laarimine uuris muusikamoguli tõusu ja langust, sealhulgas kirjeldusi mõningatest kõige õõvastavamatest kuritegudest, millest teda süüdistati. Combs oli olnud silmapaistev tegelane muusikatööstuses alates 90-ndatest. Tema paljude süüdistajate sõnul oli tema kontrolliv ja vägivaldne käitumine olnud kogu selle aja jooksul olemas. Kui süüdistuste nimekiri tema vastu kasvas, korraldasid sisejulgeolekuametnikud tema kodudes läbiotsimisi ja ta arreteeriti armukate süüdistuste alusel. Pärast pika kohtuprotsessi tunnistati ta 2025 aasta mais süüdi 2 kergemas süüdistuses, mille eest teda kohtu alla anti ja talle määrati 15 kuud vangistust. Netflixi dokumentaali kohaselt oli see vaid jäämäe tipp. The Reckoning tegevprodutsendiks oli Curtis Jackson, keda tuntakse paremini räpparina nimega 50 Cent. Jacksonil oli pikaajaline tüli Combsiga, kuid räppari sõnul tahtis ta dokumentaali teha selleks, et anda ohvritele hääl. Seetõttu koosneb dokumentaalfilm peamiselt intervjuudest inimestega, kes tundsid Combsi kogu tema karjääri jooksul ja suutsid tunnistada tema elu tumedamatest külgedest. Intervjueeritavate hulka kuulusid lapsepõlvesõbrad, äripartnerid ja artistid, kes olid tema plaadifirmaga lepingus. Nad kirjandasid meest, kes oli uskumatult kontrolliv kõige suhtes enda ümber ega paistnud eriti hoolivat teiste inimeste mõtetest ja panusest.
Üks artist kirjandas 14-päevaseid tsükleid, kus Combs oli 2 nädalat järjest üleval, tihti ebaseaduslike ainete toel, ning hoidis teisi esinejaid salvestusstuudios, kuni ta muusikaga töötas. Kuid mõned dokumentaalfilmis pärit kõige mõjusamad ja kõhedamad lood tulid inimestelt, kes olid väidetavalt Combsi ohvrid. Aubrey O'Day on laulja, kes sai kuulsaks pärast osalemist saates Making the Band 3, MTV saates Mina lõi Combs. O'Day oli tõusev täht ja sai Danity Kane'i tüdrukute bändi esilauljaks, mida juhendas Combs. Kuigi ta tundus sellele rollile hästi sobivat, eemaldati ta pärast erimeelsust Combsiga. Tol ajal oli vähe üksikasju selle kohta, miks see juhtus. Combs väitis lihtsalt, et selle aja jooksul, mil ta teda tundis, oli ta muutunud. Dokumentaalfilmis jagab O'Day sobimatuid e-kirju, mille ta väidab olevat saanud Combsiit. Väidetavalt läheb ta üksikasjadesse selle kohta, mida ta talle teha tahaks. O'Day keeldus igasugusest tegevusest osa võtmast ja usub, et just sellepärast ta lõpuks vallandati. See üksi oleks juba piisavalt halb, kuid O'Day paljastab ka, et Combs võis minna sõnadest kaugemale. Vande all antud ütluste kohaselt väitis üks teine naine, et ta astus ühte tuppa ja leidis sealt O'Day teadvusetult ning Combsi ja veel ühe mehe, kes käitusid tema suhtes sobimatult. See on emotsionaalne intervjuu, mis aitab näidata tõelist lugu süüdistustest, mis Combsi vastu esitati ja mida võivad varjutada sensatsioonilisemad kajastused. Dokumentaalfilm on endiselt vastuoluline. Enne selle avaldamist keeldas Combsi meeskond seda kui laimavat teost, mis kasutas autoriõigustega kaitstud materjali, mis oli saadud ebaseaduslikult. Cadred filmiti vaid mõni päev enne Combsi arreteerimist ning neil on näha, kuidas ta arutab oma kaitseadvokaadiga, kuidas käituda ja jätta õige mulje. Meeskond saatis Netflixile enne dokumentaalfilmi avaldamist tegevuse lõpetamise nõudekirja, kuid film on tänaseni saadaval. Number CAC. Kui algas kohtuprotsess endiste Enroni juhtide Jeff Skillingi ja Ken Lay vastu, ammutas prokuröri avakõne inspiratsiooni dokumentaalfilmist, mis oli ilmunud aasta varem. Kohtuprotsess Skillingi ja Lay vastu keskendub pettuse juhtumitele, mis lõpuks ettevõtte põhja viisid. Dokumentaalfilm näitas, kuidas see pettus paljastati ning kõiki teisi õõvastavaid asju, mida Enron oli teinud ja mida kohtuasjas ei käsitletud. Enron, kõige targemad mehed ruumis, põhines samanimelisen raamatul, mille autoriteks olid ajakirjanikud Bethany McLean ja Peter Elkin. Aastal 2000 oli Enron üks Ameerikas suurimaid ettevõtteid. See oli algselt lihtsalt järjekordne nafta- ja gaasiettevõte, mis keskendus nende ressursside tarbijateni toimetamisele. Kuid peagi hakkas see palustama gaasi hindadele, teenides nendelt tehingutelt tohutut kasumi. Ettevõte laienes erinevatesse valdkondadesse, sealhulgas nõudmisel filmide pakkumisse ja isegi ilma derivaatidesse. Dokumentaalfilm näitab, kuidas Enron kaotas raha, kuid jättis kõigile teistele mulje, et ettevõttel läheb hästi. See võttis kasutusele raamatupidamisstiili, mis võimaldas tal kõik oodatavad kasumid kohe välja näidata. See tähendas, et kui Enron alustas elektrijaama ehitamist Indias, sai ta kohe välja näidata kogu raha, mida ta selle ettevõtmisega prognoosis teenivat. Enroni kahjud ja võlad peideti varifirmadesse, mis kuulusid Andy Fastow'le. Fastow's firmad ostsid halvasti toimivaid varasid, mis tähendas, et neid ei kajastatud ettevõtte raamatupidamises. Need olid kriminaalsed finantstehingud, mis tõid Enroni juhtkonna kongressi komisjoni ette. Aga need polnud ainsad varjatud tegevused, mida dokumentaalfilm paljastas. Enron hakkas tegelema äsja dereguleeritud elektrisektoriga Californias. Ettevõtte mõistis, et kui ta lülitab oma elektrijaamad teatud aegadel välja, saab ta tekitada elektripuuduse, mis tõstab hindu. See aitas kaasa voolukatkestustele, mida osariik koges aastatel 2000 ja 2001. Umbes sel ajal hakkasid 2 naist Enroni ettevõtet põhjalikumalt uurima. Üks neist oli Bethany McLean, Forbesi ajakirjanik. Forbes oli pidevalt hinnanud Enronit väga kõrgelt, kuid McLean uuris lähemalt, mida ettevõte avaldas ja avastas, et ta ei suutnud täpselt aru saada, kuidas ettevõtte raha teenib. Dokumentaalfilmis selgitab ta, kuidas tal õnnestus saada kohtumine kellegagi ettevõttest väikeses akendeta ruumis. Need väitsid, et selgitavad talle asju, kuid numbrid ei klappinud ikkagi. Ta avaldas artikli, kas Enron on ülehinnatud 2001 aasta märtsis. See ei väitnud, et midagi ebaseaduslikku toimuks, kuid see tõi talle Enroni poolt naeruvääristamise osaks. Nad väitsid, et artikkel avaldati ainult seetõttu, et Forbese konkurent oli hiljuti avaldanud artikli, mis kiitis ettevõtet. McLean on üks peamisi intervjueeritavaid dokumentaalfilmis. Ta suudab selgitada, millised finantstehingud toimusid ja milliste raskustega pidid silmitsi seisma kõik, kes soovisid ettevõtet uurida. Teine intervjueeritav on Sharon Watkins.
Watkins oli Enroni arendusosakonna asepresident. 2001 aasta augustis vaatas ta samuti ettevõtte numbreid üle ja leidis ebakorrapärasusi. Need ei olnud lihtsalt loov raamatupidamine. Ta kirjutas anonüümse märkme ettevõtte tegevjuhile ja rääkis siis temaga isiklikult. Ettevõte väitis, et uurib tema muresid, kuid puudus sõltumatus ja probleem jäeti taas tähelepanuta. Kuid nüüd hakkas üha rohkem inimesi Enroni kahtluse alla seadma. Kui skandaal lõpuks avalikuks tuli, avastati Watkinsi märge ja ta andis tunnistusi kongressi komisjonis. Ta suutis selgelt näidata, et ettevõtte sees teati, mis toimub ning see polnud lihtsalt mõne üksiku petturi juhtum. 2002 aastal nimetati ta üheks ajakirja Time aasta inimeseks kui üks 3 vilepuhujast. Skilling ja Lay mõisteti süüdi mitmetes pettuse episoodides. Lay suri enne, kui tema vanglakaristus jõudis alata, samal ajal kui Skilling veetis vanglas 12 aastat. Number Ugh. I Think We're Alone Now on 2008 aasta dokumentaalfilm, mis on muutunud aina asjakohasemaks, kuna fännidel on üha lihtsam kujundada parasotsiaalseid suhteid kuulsustega, keda nad jumaldavad. See muudab vaatamise ebamugavaks, kuid annab kummalise ülevaate sellest, milline näeb välja elu fännide jaoks, kes lähevad oma kiindumuses liiga kaugele. Documental film jälgib Jeff Turnerit ja Kelly McCormickit, 80-ndate poplaulja Tiffany fänni, keda teised fännid ja meedia on kuulutanud jälitajateks. Mõlemad arvavad, et neil on Tiffanyga mingisugune suhe ja film heidab valgust sellele, kuidas see kinnisidee on nende elu kujundanud. Turner on 50-aastane mees Santa Cruzest, Californiast. Dokumentaalfilmi alguses selgitab ta, et tema ja Tiffany on teineteist tundnud suurema osa oma elust. Ta näitab oma mälestusesemete kollektsiooni, kuhu kuuluvad ajakirjad, millest Tiffany on esinenud ning fotod, mis nad on koos teinud fännikohtumistel. Ta nimetab teda järjekindlalt oma isiklikuks sõbraks, isegi siis, kui näitab lähenemiskeelde, mis Tiffany on tema vastu välja andnud ning ajalehe väljalõikeid oma katsetest talle lähedale pääseda. See hõlmas ka ühte juhtumit, kus ta lähenes Tiffanyle mõõgaga. Turneri kinnisidee on jätnud ta üksikuks elama prügiga täidetud majas, kus on ka mälestusesemeid minevikust. Tal on siiski mõned sõbrad, keda dokumentaalfilmi jaoks intervjueeriti. Nad toovad välja, et Turner elab autismiga, mis on kaasa aidanud tema kinnisideele ja üksindusele. McCormick on teine inimene, keda dokumentaalfilmis tutvustatakse. Ta on pärit Denverist, Coloradost ja tema kinnisidee Tiffanyga algas teismelisena. Ta sattus jalgrattaõnnetusse, mis jättis ta mõneks ajaks koomasse ja selle aja jooksul nägi McCormick unes, kuidas üks naine viis ta turvalisse kohta. Kui ta ärkas, tutvustati talle Tiffany muusikat ja ta tundis temas ära naise oma unenäost. McCormick usub, et ta on määratud olema koos Tiffanyga. Ühes ebamugavas ja kurvas hetkes dokumentaalfilmi jooksul arutab ta Tiffany ja tema abikaasas suhet. McCormick usub, et see mees on varastanud tema identiteedi ja elu ning valetab Tiffanyle. On selge, et vaimne haigus on tegur nii Turneri kui ka McCormicku puhul. Mõnikord võib tunduda, et dokumentaalfilm kasutab seda ära, eriti viimases vaatuses. Turner ja McCormick kohtuvad esimest korda, et minna Las Vegases Tiffany kontserdile. Neid nähakse tantsimas ja Tiffanist vaimustuses olevatena. Ükski tema lauludest ei kõla dokumentaalis ning kontserti saadab vaikne ja kurb tausta muusika. Kontserdi lõpus kohtuvad Turner ja McCormick oma iidoliga fänni kohtumisel. Tiffanist nähakse vaid lühikesi pilke, kuid on selge, et tal on selle suhtluse ajal ebamugav. Kahjuks ei paista see olevat aidanud ei Turnerit ega McCormickut ning mõlemad lahkuvad kohast tundega, justkui oleks neil olnud tõeline ja ainulaadne side artistiga. Dokumentaalfilmi on nimetatud mittehinnanguliseks pilguks vaimuhaigusele ning see võimaldab Turneril ja McCormickul oma lugusid rääkida nii, et neid ei katkestata ega neile vastu räägita. Suur aitäh, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldiv luppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.